Sa võid ümbritseda meest 6 meetri kõrguste raudbetoonist seintega. Sa võid teda jälgida relvastatud snaiprite, seismiliste andurite ja biomeetriliste skanneritega. Aga mitte miski sellest ei loe, kui vangil on $1 miljard ja labidas. Me ehitame kaasaegseid vanglaid nii, et neist oleks matemaatiliselt võimatu põgeneda, kuid ikka ja jälle tõestavad maailma kõige ohtlikumad mehed, et matemaatika eksib. Nad ei tee seda lihtsalt luku lahtimuukimisega. Nad teevad seda murdes läbi hoone füüsilistest ja psühholoogilistest piiridest. Järgmise tunni jooksul lammutame rangeima turvarežiimi illusiooni. Me vaatleme kartellide juhte, kes kaevasid otse valvurite saavaste alt läbi ja mehi, kes olid nii vägivaldsed ja vaimselt tasakaalust väljas, et teised mõrvarid palusid neid endast eemal hoida. Ja lõpuks peame tagasi minema Alcatrazi kaljule, sest peame välja selgitama, mis tegelikult juhtub siis, kui meeleheitel inimaju satub vastamisi liikumatu betoonseinaga. Mina olen Josh ja see on The Infographic Show. Mehed tarduvad paigale, kirkad ja labidad käes valmis, hästi valgustatud tunnelis Mehhiko maapiirkonna all. Nad kuulevad enda kohal sõiduki vibratsioone ja olles ettevaatlikud, et mitte teha mingit heli, mis võiks neid reeta, peatavad nad töö, kuni vanglapatrull neist üle läheb. 30 jalga vangla peahoovi all on avastamise võimalus väike. Aga pärast mitut kuud salajast tunneli kaevamist ei saa nad midagi juhuse hooleks jätta, eriti kui nad on nii lähedal oma eesmärgile, Mehhiko kuulsaima narkoparuni Joaquin El Chapo Guzmani vanglakambrile. Kuid nad on kuid kaevanud läbi tahke kalju, kasutades vaid kirkasid ja labidaid, liikudes oma piiratud varustusega nii kiiresti kui võimalik, kuid ülimalt ettevaatlikult. Töö läheks palju kiiremini, kui nad saaksid kasutada kaasaegseid tunneli kaevamise seadmeid, näiteks pneumaatilisi haamreid ja puurmasinaid. Aga see ei tekitaks mitte ainult müra, mis võiks neid reeta, vaid tõmbaks ka palju tähelepanu nende kogunemisalale, mis asub vaid miili kaugusel vangla perimeetrist. Enne tunneli kaevamist ostis El Chapo võimas narkokartell väikese maatüki nii lähedale vanglale kui võimalik ja hakkas sinna ehitama 2 väikest maja, et varjata oma tegelikke kavatsusi. Need majad ei jõudnud kunagi kaugemale kui jämedast telliskivist väliskestast, sest loomulikult ei olnud plaanis neid kunagi asustada. Selle asemel pakkusid need majad katet, mis oli vajalik tunneli ehitamise alustamiseks, mis pidi El Chapo vabastama. Kuid tunneli meeskond oli tohutu surve all, et töö võimalikult kiiresti lõpetada. Tänu oma varasemale põgenemistele vanglast ja politsei haarangute eest kõrvalehoidmisele võisid Mehhiko võimud igal ajal El Chapo teise vanglasse üle viia, et nurjata võimalikud põgenemiskatsed. Iga päev, mil tunnelikaevajad oma ülemuseni jõudmiseks kulutasid, oli veel üks päev, mil kogu ettevõtmine võis olla asjata ning oleks tulnud välja mõelda uus põgenemiskatse hoopis teises kohas. Aga see pole veel kõik. Poolikud huuned hakkasid nii kohalike ametnike kui ka uudishimulike külainimeste tähelepanu äratama. Miks peaks keegi alustama ehitust tühjal maalapil ja siis äkitselt pooleli jätma, kui valmis on vaid hoone kest? Aeg hakkas otsa saama ja surve kasvas. Oma kongis oli El Chapo eeskujulik vang. Vaatamata oma pikale ajaloole, kus ta oli andnud käsu mõneks Mehhiko ajaloo kõige õõvastavamaks vägivallateoks, säilitas El Chapo vangivalvurite ja kaasvangidega viisaka ja isegi meeldiva suhtumise. Tema telefonikõnesid jälgiti hoolikalt, tema kirju kontrollisid vangla ametnikud, kuid mitte ühtegi vihjet käimasolevale vandenõule ei tulnud kunagi ilmsiks. El Chapo oli nüüdseks tõeline professionaal ja kannatlik, kuid tema kannatus hakkas otsa saama. Tunnelikaevajatel oli alguses peale ees hirmu äratav ülesanne ning nad teadsid, et peavad kiiresti tegutsema. Vaatamata uskumatule survele suutsid nad mitte ainult jõuda El Chaponi enne võimaliku vangla üleviimist, vaid murdsid läbi tema kongi vaid 16 kuud pärast tema vangistamist. Nende ehitatud tunnel oli väga keerukas, avaldades muljet ametnikele, kes hiljem märkisid, et sellise suurusega tunneli ehitamine oleks pidanud võtma aega 18 kuud kuni 2 aastat. Selle seinad olid vajadusel tugevdatud puidust paneelidega ning generaator pumpas värsket õhku läbi miilipikkuse ventilatsioonisüsteemi, et tunnelis oleks piisavalt hapnikku. Maapinnal olid tunnelikaevajad paigaldanud rööpad ja kasutasid mootorratast 2 vankri edasi-tagasi vedamiseks, mis olid täidetud mullaga ja liikusid mööda šahti edasi-tagasi. Kui El Chaponi jõuti, sõitis ta selle sama mootorrattaga ja kihutas kiiresti miili kaugusele vabadusse. Kogu see muld pidi aga kuhugi minema, nii et tunnelikaevajad kandsid selle nutikalt tunneli suu juurde, kus teised jaotasid mulla väljaku peale laiali, selle asemel, et kuhjata seda suurteks hunnikuteks, mis oleks kindlasti tähelepanu äratanud. Siiski pidi värske mulla olemasolu tühjadel põldudel hektarite kaupa lõpuks tähelepanu äratama ning tekitama küsimusi, millele maa peal tegutseval võltsitud ehitusmeeskonnal poleks olnud lihtne vastata. Äkitselt aga 2015. aasta 12. juuli öösel keset ööd kostis El Chapo kombis tema duši alt metalli kraapimise heli. Hetked hiljem hüppas duši keraamiline põhi lahti ja vangistatud narkoparunid tervitas tuttav nägu, kutsudes teda allpool valitsevasse pimedusse.
Ilma aega raiskamata puges El Chapo salajasse tunnelisse, laskudes 30 jalga sügavusele tunnelisse, mis oli sama lai kui inimene, kuid just nii kõrge, et El Chapo sai seal püsti seista. Sageli vaenlaste poolt tema lühikese kasvu pärast pilgatud El Chapo jaoks oli tunneli kaevajad hoolitsenud selle eest, et tunnel oleks just nii kõrge, et boss ei peaks seal kõndides küürutama. Tõeliselt stiilne vanglapõgenemine, kui me üldse mõnest kuulnud oleme. Mõni samm tunnelisuudmest sissepoole istus El Chapo väikesele mootorrattale, mis oli kinnitatud metallist rööbastele. Kuudepikkuse töö jooksul mulda täis kärud, mida oli edasi lükatud, olid nüüdseks kadunud. Ja vaid hetked pärast oma kongist lahkumist sõitis El Chapo mööda hästi valgustatud tunnelit nagu laps lõbustuspargi atraktsioonil. 2 minutit hiljem lõpetas El Chapo oma lõbusõidu, ronides üles puittreppidest ja ilmudes välja tühja maja kestasse, kus tema meeskond oli salaja töötanud 1,5 aastat. Puhastesse riietesse vahetanud El Chapo ronis seejärel veoauto peale ja kihutas ööpimedusse, jättes endast maha uskumatult pika, miilipikkuse salajase tunneli ning täielikult frustreeritud vanglasüsteemi ja Mehhiko valitsuse. El Chapo tabati taas võnikuu pärast põgenemist, kui tema uusim peidupaik anti kohalike poolt hooletute relvameeste tõttu üles juba nädalad enne tema saabumist. Reageerides teadetele raskelt relvastatud meestest panid Mehhiko ametnikud maja jälgimise alla ja pealtkuulatud side viitas sellele, et vanaema või tädi oli külla tulemas. Mõistes, et tegemist peab olema kõrge väärtusega sihtmärgiga, ootasid ametnikud oma võimalust rünnakuks. 1 kuu hiljem korraldasid Mehhiko eriüksuslased reidi majale ja tapsid mitu ihukaitsjat, kuid El Chapo ja üks tema kõrgemaid leitnante põgenesid, nagu arvata võis, salajase tunneli kaudu. Ilmudes välja miili kaugusel majast, varastasid nad kahekesi relvaähvardusel auto, kuigi juht teatas sellest kohe politseile. Pärast varastatud sõiduki kohta hoiatuse andmist avastasid föderaalpolitseinikud varastatud auto ja võtsid 2 põgenikku vahi alla. El Chapo ei kavatsenud aga alla anda, ilma et oleks vähemalt üritanud oma vabadust välja osta. Teades, kui kergesti olid avalikud ametnikud varemgi korrumpeerunud, andis El Chapo politseinikele altkäemaksu, pakkudes neile raha, maju ja isegi tulusaid töökohti, kui nad ta vabaks lasevad. Vaevalt oskas meeleheitel narkoparun aimata, et oli tegemist täiesti uue põlvkonna Mehhiko politseinikega, keda polnud nii lihtne ära osta, nagu tema eelkäijaid. Kõik 4 politseinikku keeldusid El Chapo pakkumisest, pärast mida muutusid tema meelitused ähvardusteks ning ta ütles politseinikele, et nad kõik surevad. 4 politseinikku saatsid El Chapo pildid oma ülemustele, kuid said hoiatuse, et politsei oli saanud vihje, et 40 raskelt relvastatud palgamõrvarit on teel, et El Chapo vabastada. Kuna liitlasjõud olid endiselt hoones kinni, anti politseinikele käsk minna linna ääres asuvasse motelli, kus nad sulgusid tühja tuppa ja valmistusid võimalikuks tulevahetuseks oma elu eest. Kogu selle aja naeris El Chapo korrates oma varasemaid ähvardusi. Äkitselt valgustas autokolonn tee äärt, suundudes selgelt üksiku motelli poole. M16 automaatide ja püstolitega relvastatud politseinikud valmistusid selleks, mis pidi kindlasti olema nende viimane kaitselahing. El Chapo pilkas neid, öeldes, et nad seisavad kohe silmitsi surmaga ja pärast neid ka nende perekonnad. Ometi jäid politseinikud oma positsioonidele, valmis vajadusel kohusetunde nimel surema. Kui sõidukid hakkasid parklasse keerama, jäid El Chapo pilked talle kurku kinni. Kui esituledest paistev valgus hajus, nägid barrikadeerunud politseinikud, kuidas sõjaväeauto täis Mehhiko mere jalaväelasi tormasid motelli ümber kaitsepositsioone võtma. Mõni minut hiljem veeti täiesti alistunud ja masendunud ilmega El Chapo maasturisse ning viidi kiiresti lennuväljale. El Chapo ei põgenenud enam kunagi Mehhiko vanglast ning 2 aastat hiljem kustus igasugune lootus uuesti põgeneda, kui Mehhiko kiitis heaks tema väljaandmise Ameerika Ühendriikidesse. Turvaliselt USA vahi all seisab El Chapo ees eluaegne vandlakaristus. Ja kuigi ta võis olla üks Mehhiko ajaloos surmavamaid mehi, jääb narkobaron El Chapo lõpuks meelde vaid kui haleda, nutov rakina, kes anus USA õigusametnikelt halastust, mida talle ei antud. Kui sa oled juba näinud 2008 aasta filmi Bronson, mis räägib Suurbritannia väidetavalt kõige kurikuulsamast vangist, siis ära muretse. See üsna teatraalne film ei rääkinud sulle mehest eriti palju, nii et täna on palju rohkem näha. Võid arvata, et on juhuslik, et nii kurikuulsa mainega mehel on sama nimi nagu endisel Hollywoodi karmil mehel, kuid ta ei sündinud selle nimega. Selle nime sai ta oma paiakesi poksipäevil. Tegelikult sündis ta nimega Michael Gordon Peterson. Jah, see ei kõla just eriti hirmuäratavalt. Selle mehe ümber on palju vastuolusid, kas ta oleks pidanud nii kaua vanglas olema või kas vangla on süüdi tema tihti hullumeelses käitumises.
arutame seda ja palju muud sellest Infographic Show episoodis. Suurbritannia kurikuulsaim vang Charles Bronson. Nagu te teate, sündis ta nimega Michael. Tema sünnipäev oli 6. detsembril 1952. Esimesed eluaastad veetis ta Walesis ja kolis siis Lutoni, mis ei asu pealinnast Londonist väga kaugel. Tundub, et ta ei tulnud raskest ega karmist taustast, arvestades, et tema isa juhtis mõnda aega konservatiivide klubi ning tema tädi ja onu olid linnapea ja linnapea abikaasa. Tema tädi ütles tema kohta kunagi nii: poisina oli ta väga armas poiss. Ta oli ilmselgelt arukas ja alati hea lastega. Ta oli õrn ja leebe loomuga, mitte kunagi kiusaja. Ta kaitses nõrgemaid. Ta võis küll nõrgemaid kaitsta, kuid tundub, et tema kalduvus vägivallale ja kuritegevusele algas juba varakult. Kui ta kolis põhja poole 13-aastaselt, näib, et just siis hakkasid probleemid pihta. Selles vanuses esitati talle süüdistus varguses alaealisena ning öeldi, et ta kuulus jõuku. Koolis käimine talle eriti ei meeldinud ja ta lahkus varakult, et tööle hakata. Tema esimene töökoht tuli siis, kui ta kolis tagasi Lutonisse. See oli väga lühike, vaid 2 nädala pikkune tööots Tesco supermarketis. Väidetavalt vallandati ta selle eest, et ta ründas oma juhatajat. Pärast seda sai kuritegevusest noorele Michaelile justkui teine loomus. Ta sattus pahandustesse varalise kahju tekitamise eest, kuid pääses trahvi ja tingimisi karistusega. Tal oli palju töökohti, enamasti seotud füüsilise töö või tehasega ja räägitakse, et talle ei meeldinud miski rohkem kui korralik õhtu linnas, kus ta jõi liitrite kaupa õlut ja läks kohalikega rusikavõitlustesse. See on Ühendkuningriigi mõnes piirkonnas üsna lihtne. Tõenäoliselt ei puudunud tal vaenlasi Lutoni karmidel tänavatel. Üks tema töödest oli väidetavalt tsirkuse jõumees, nii et temaga oli ilmselt raske kakelda. Ta sattus taas pahandustesse, kui sõitis varastatud veoautoga teisele autole otsa, kuid pääses taas vaid trahviga, kuna keegi ei saanud tõsiselt viga. Sel hetkel oli ta endiselt teismeline. Jälle sattus ta pahandustesse ja seekord oli ta 19-aastane, kui ta osales röövis, mis tähendab sisuliselt seda, et sõidetakse autoga poeaknast sisse ja võetakse nii palju kui võimalik. Jälle pääses ta vaid trahvi ja tingimisi karistusega. 20-aastaselt avanes tal ehk võimalus minna ausale teele, kui ta kohtus ühe tüdrukuga ja abiellus. Aga ilmselt talle meeldis tema kõva mehe imidž, rätsepa ülikonnad ja see, et ta rääkis Cockney aktsendiga. Neil sündis laps, kellele pandi nimeks Michael Jonathan Peterson. Briti ajakirjanduse andmetel on poeg väga omaettehoidev ega ole kunagi oma kurikuulsast isast avalikult rääkinud. Seega ei saa me tema kohta palju öelda. Liikudes edasi, siis 22-aastaselt arreteeriti Michael relvastatud röövi eest ja seekord oli kohtunik karm. Ta sai 7 aastat, kuid tundus, et vangla polnud just koht, kus talle meeldis olla. Oma esimesel vanglakaristusel Liverpoolis ründas ta 12 vangi ja väidetavalt ei olnud teda provotseeritud. See tõi talle aega üksikvangistuses, millega ta pidi hiljem veelgi rohkem kokku puutuma. Seejärel viidi ta üle Hulli vanglasse, kus tal tekkisid taas probleemid nii valvurite kui ka vangidega. Talle anti rahusteid, et teda maha rahustada, kuid need tegid ta väidetavalt väga haigeks. Ta veetis ka rohkem aega üksikvangistuses ning teda peeti väga keeruliseks vangiks. Ühel korral, kui ta oli üksikvangistusest väljas, ründas ta kaasvangi klaaskannuga ning ta mõisteti süüdi ebaseaduslikus kehavigastuse tekitamises. Jälle kord viidi ta üle, seekord karmisse Armley vanglasse Leedsis, mis on tõeliselt heidutava välimusega koht, kui oled sellist kunagi näinud. Nii ta seal oligi, kandmas karistust paigas, mis näeb välja nagu keskaegne loss. Isegi 2018. aastal öeldakse, et see koht on kõige kõrgema enesetappude määraga. Ja praegu kirjutatakse ajakirjanduses, et see on endiselt väga ohtlik koht nii vangidele kui ka töötajatele. 1974. ei saanud see kindlasti mingi puhkus olla, aga tundub, et ta käis Armley'le üle jõu ning teda viidi pidevalt ühest vanglast teise. Mõnikord oli ta kaubikutesse sõidu ajal põranda külge aheldatud. Räägitakse, et kui ta ei olnud üksikvangistuses, ründas ta nii vange kui ka valvureid. Samuti räägitakse, et pärast rünnakuid sai ta valvuritelt korduvalt jõhkraid peksmisi. Võib-olla nägid seda filmis, kus näidatakse, kuidas valvurid pidid teda mitmekesi maha suruma. Ühel korral üksikvangistuses, kui ta paranes peksmisest, sai ta lahutuse. Võime ette kujutada, et see võis olla tema jaoks madalpunkt, kuid räägitakse, et üks asi, mis teda edasi aitas, oli tema üksikvangistuse treeningrutiin, mis hoidis teda tervena ja hirmuäratavana. Tema raamat Solitary Fitness, mille ta kirjutas pärast pikki aastaid vanglas, on müünud miljoneid eksemplare. Arvustused on tegelikult väga positiivsed, kuigi inimesed räägivad, kui veidraks raamat kohati muutuda võib. Meedia sõnul lähevad raamatutulud laste heategevuseks. Briti ajakirjandus räägib meile, et tema jõud oli täiesti uskumatu. Ta painutas kord oma kätega kongi trelle ning väidetavalt kuulub talle 6 maailmarekordit jõu ja vormis oleku alal. Teine mitteametlik rekord, mille ta on püstitanud, on enim vanglakatuse proteste, mida ükski Briti kinnipeetav on korraldanud.
Kuid praegu oleme veel 70-ndates ja kuulsusest või kurikuulsusest on veel pikk tee minna. Kui ta oli Londonis vanglas, üritas ta üht kaasvangi mürgitada ja tundub, see oli viimane piisk karikasse. Piisas vanglast, ta viidi üle psühhiaatria haiglasse, aga arva ära, kellega ta seal kohtus. Kahe Suurbritannia kõige armutuma gangsteriga, Grey kaksikutega. Ta nimetas neid parimateks meesteks, keda ta kunagi kohanud on. See sõprus ei kestnud aga kaua, sest ta viidi tagasi vanglasse. Järgnes veel rohkem üksikvangistust, põgenemiskatseid, rünnakuid vangide vastu, mis lõppesid eluaegsete armidega, veel rünnakuid ja lõpuks, kui võimudel sai mõõt täis, paigutati ta vaimse tervise seaduse alusel sundravile. Ta polnud enam lihtsalt kurjategija, vaid vaimselt haige. 1978 aastal viibis ta taas ühes erilises asutuses, kuid tundub, et talle ei meeldinud eriti, et teda sunniti ravimeid võtma, ega ka see, et teda ümbritsesid mõned Suurbritannia kõige häiritumad inimesed. Mehed, kes ei lahkunud kunagi sellest asutusest, sest nad olid teinud inimestele asju, millest me ei räägi. Jah, talle ei meeldinud mõned neist kohutavatest meestest ja ühel hetkel öeldi, et ta oli umbes 5 sekundi kaugusel sellest, et tappa üks kaasvang või patsient, kes oli võtnud süütu lapse elu. Tema enda sõnadega, kirjeldades inimesi enda ümberasutuses. Ma nägin, kuidas nad jooksid peaga vastu seinu, kasutades oma pead nagu rammimisriista. Olen näinud, kuidas nad selle peale teadvuse kaotasid. Üks neist üritas pidevalt iseennast süüa, hammustades oma käsi, jalgu ja jalalavasid. Ta üritas tappa teist vangi. Ja siis 1982 aastal, kui ta oli veel kurikuulsas Broadmooris, juhtis ta katuseprotesti, mis kestis 3 päeva ja põhjustas umbes $300,000 väärtuses kahju. Nüüd näete, miks see mees sai tuntuks kui raske vang, kellega oli keeruline toime tulla. Kuid palju oli veel ees. Ta polnud isegi alustanudki. Ta juhtis veel 2 katuseprotesti ja alustas ka näljastreiki. Kuid mingil moel leidis ta lohutust luuletuste kirjutamisest, joonistamisest ja koomiksiribade loomisest. Ta võitis isegi oma töö eest auhindu. See ei lõpetanud siiski tema vägivaldsust, see lihtsalt rahustas teda aeg-ajalt. Psühhiaatrid ei suutnud temast aru saada. Ja kuigi ta viibis vaimuhaiglas, ei diagnoositud teda kunagi korralikult. Ta ütles kord, et hullumajad on hullud kohad hullude reeglitega. Kui sa pole hull, kui sa sinna jõuad, oled sa seda siis, kui lahkud. Jälle viidi teda ühest asutusest vanglasse, pussitas kaasvange, lõi teisi. Veel rohkem katuseproteste, rohkem isoleerimist, rohkem valvurite peksmist, rohkem ravimeid ja võib-olla tema meistriteos, ta kägistas kord vangla ülema. Pärast seda ei lubatud tal isolatsioonist välja tulla enne, kui ta oma karistuse ära kandis. Ta pääses vanglast välja 1987 aastal ja pöördus peaaegu kohe kuritegevuse poole. Kuigi tema esimene kuritegu oli üsna koomiline, ostis ta veepüstoli ja modifitseeris seda veidi, pärast mida sundis ta üht meest veepüstoliga ähvardades end Lutoni sõidutama, mis oli tema lemmikkoht. Seal alustas ta paljakäeliste kaklustega ja teenis endale hüüdnime Charles Bronson. Ta muutis selle nime ka ametlikult oma nimeks. Kas see oli algus elule vabaduses? Mitte mingil juhul. On kirjutatud, et ta oli valmis võitlema kellega iganes ja isegi esitas väljakutse paljakäelise kakluse kuningale Lenny McLeanile. Tundub, et Lenny ei tahtnud temaga tegemist teha või kui ta lõpuks nõustus võitlema, oli juba liiga hilja, sest Bronson oli tagasi vanglas. Ühes teises kakluses kutsuti ta välja, et ta läheks vastamisi suure Rottweileriga. Ta tapis selle ja ütles hiljem, et kahetseb seda väga. Raha anti talle kohe kätte. Ta oli vanglast väljas olnud vaid mõned kuud ja sattus uuesti sisse relvastatud röövi eest. Me ei hakka detailidesse laskuma, aga ta kakles jälle, ründas vange ja valvureid, veetis rohkem aega üksikvangistuses, teda viidi ühest kohast teise ja aeg-ajalt üritas ta mässu alustada. 1989 aastal rünnati teda ennast, teda pussitati mitu korda selga, kuid ta paranes. Ta ei rääkinud politseile oma ründajatest midagi. 1992 aastal pääses ta välja kokku 53 päeva. Ta pandi vangi, kuid pääses. Siis arreteeriti ta uuesti, kuna tal oli haavlipüss ja ta kavandas röövi. Siin läheb asi hulluks, sest eelvangistuses olles võttis ta raamatukogu hoidja pantvangiks. Politseiga läbirääkimisi pidades esitas ta 3 nõudmist. Täispuhutav nukk, helikopter ja tass teed. Jah, sa kuulsid õigesti. Talle määrati 8 aastat vangistust, kuigi ta väitis, et relv oli mõeldud enda elu lõpetamiseks. See polnud esimene kord, kui ta oli kaalunud enesetappu. Ta oli taas probleemne. Viidi ühest vanglast teise ning mõnikord jäeti ta päevadeks alasti pimedasse isolatsiooni. Ühel hetkel pandi ta Ühendkuningriigi vanglate kõige hullemale kohale, mida kutsuti Hannibali puuriks. See oli loodud teise vangi jaoks, kes oli kunagi tapnud kaasvange ja kelle kohta räägiti, et ta oli lusikaga ühe inimese aju välja võtnud ja selle ära söönud. Kuigi ta ründas ühel hetkel vanglaülemat, öeldakse, et tal läks palju paremaks pärast seda, kui tal lubati suhelda puudega lastega. Ta jätkas ka oma koomiksite joonistamist. Need olid vaiksed ajad. Need ei kestnud kaua. Ta pidas vastu veel rohkem üksikvangistust, veel rohkem üleviimisi ja siis ühes vanglas võttis ta oma kambris pantvangi 2 Iraagi kaaperdajat. Öeldi, et ta hakkas hulluks minema pärast oma isa kaotust.
samuti öeldi, et ta ütles valvuritele, et kui nad lähemale tulevad, murrab ta oma pantvangide pead otsast. Ta sundis pantvange oma jalgu kõditama ja nõudis, et nad talle laule laulaksid. Nende jaoks oli ta tuntud kui kindral. Ta nõudis lennukit, kuulipildujaid, laskemoona ja juustu hapukurgi võileiba. Hiljem paistis, et ta küsis lihtsalt jäätist. Lõpuks lasi ta pantvangid vabaks ja tema karistusele lisati veel 7 aastat. Kuigi ta oli suurepärases füüsilises vormis, öeldakse, et kogu see aeg pimeduses ja üksikvangistuses mõjus halvasti tema silmadele ja sotsiaalsetele oskustele ning nüüd hakkasid advokaadid teda toetama. Kahju ainult, et ta võttis ühe neist pantvangi. Ta lasi ta siiski kiiresti vabaks, kuid pärast seda, kui üks tsiviiltöötaja tema joonistusi kritiseeris, võttis ta ka tema pantvangi ja hakkas siis vanglaosi lõhkuma. Mis veel? Pärast aastatuhande vahetust abiellus ta uuesti, pöördus islamiusku, muutis oma nime ja võttis jälle pantvangi, kirjutas raamatu, joonistas palju ning muutis siis oma nime Charles Arthur Charlie Salvadoriks, austusest oma lemmikkunstniku vastu. Film tuli välja ja ta sai üldtuntuks. Enne seda ei teadnud temast paljud midagi. Tuhanded inimesed üle maailma hakkasid teda toetama, öeldes, et kuigi ta oli olnud halb poiss, oli tema vangistus lihtsalt liiga kaua kestnud. Aga ta ei suutnud jamade tegemist lõpetada. 2014 aastal ründas ta veel üht vanglajuhti. Samal aastal pandi tema kunstiteosed oksjonile ja tema 200 tööd, mis olid sageli tumeda iseloomuga, tõid sisse umbes 30 000 naela. Bronson annetas suure osa sellest ajukasvajate heategevusfondile ja Keats Hospicesse Lutonis. Bronson ütles, et tema vana mina on nüüd surnud ja ta on uuesti sündinud kunstnikuna nimega Salvador. Ta lõi veelgi rohkem teoseid, annetades teistele heategevusorganisatsioonidele ja korra ka Oxfordi kodututele. 2017 aastal abiellus ta näitlejannaga ja naine loodab teda peagi vabaduses näha. Kokku on ta enam kui 44 vanglas veedetud aastast 36 veetnud üksikvangistuses, mõnikord ilma valguseta. 2018. aastal öeldi, et ta viibib avavanglas, kuid tema juhtumid vaadatakse 2 aasta pärast üle ja ta võib vabaneda. See ei pruugi siiski juhtuda, sest tal on ühe oma inimröövi eest eluaegne vanglakaristus. See oli õpetaja, keda ta 1999 aastal 2 päeva kinni hoidis. Briti meedia teatas, et väidetavalt määris ta end 65-aastaselt võiga kokku ja kutsus valvureid kaklusele. Lõpetuseks üks lause, mida ta kunagi ütles. Ma olen tore mees, aga mõnikord kaotan ma kõik oma meeled ja muutun vastikuks. See ei tee minust kurja inimest, vaid lihtsalt segaduses oleva. On 11. august 1934 ja koos 136 vangiga oled teel kohta, mis saab tuntuks kui Ameerika kõige karmim vangla. Teid nimetavad võimud parandamatuteks, sest vanglates, kus te pärit olete, ei suutnud te lihtsalt probleemide tekitamist lõpetada. Kõiki teid on nimetatud vägivaldseteks ja ettearvamatuteks ning seetõttu viiakse teid põrguks peetavasse vanglasse. Te istute seal spetsiaalselt kujundatud rongivagunis, käed raudus ning teid ümbritsevad 60 FBI agenti, USA marssalit ja muud turvatöötajad. Õhkkond on sünge ja igaüks teist karmide nägudega paadunud kurjategijatest vaatab teisi umbusklikult. Iga rongi ritmiline liikumine on pahaendeline. Teie peas ütleb hääl teile, sa lähed põrgusse, sa lähed põrgusse, sa lähed põrgusse. Sa ei eksi. Just nii reisis esimene vangide saadetis Alcatrazi saarele. Ükski neist meestest ei olnud vang number 1, sest Alcatrazis oli veel mõned sõjaväevangi alles. See koht oli sõjaväevangla juba enne, kui sellest sai kurikuulus põrguauk, kust polnud võimalik põgeneda. Kujutame ette, et sa olid jälle üks neist vangidest. Sa saabud selle rongiga kohta nimega Tiburon kell 9:40 hommikul. Seal ootab veespargas. Ja nii jõuadki sa San Francisco lahes asuvale saarele. Vagun, kus sa istusid, võiks ilmselt minna ajalukku kui üks kõige paremini valvatud ronge. Raudteede ajaloos kujuta ette, kui mõned USA kõige vägivaldsemad vangid pääseksid vabadusse. Midagi sarnast metsiku lääne filmile. Keegi ei põgene sel päeval. Paljud mehed sinu ümber on süüdi mõistetud mõrvarid ja teised on kurikuulsad pangaröövlid. Teie koondatud kriminaaltoimikutest võiks raamatu teha. Kõiki neid mehi on nimetatud ässitajateks ja võimud on märkinud, et mehed on meeleheitel. Enamik neist on varem teistest vanglatest põgenemist planeerinud ja on hästi teada, et nad tapavad igaühe, kes nende vabadusele ette jääb. Seetõttu valvavad teid kõrgelt koolitatud mehed. Ja kui me ütleme kõrgelt koolitatud, siis me ei pea silmas rehabilitatsiooni. Need mehed on valitud nende karmuse, mitte võime järgi parandada vangide käitumist. Kahele juhile, vanglaülemale ja tema abile on antud hüüdnimi raudmehed. Kui sa lõpuks jõuad parvlaevale, mis viib sind saarele, oled sa aheldatud teise mehega käeraudadesse ja teid mõlemaid on omavahel kokku aheldatud. Sul käestakse liikuda 10 jalga edasi, ületada laevatrapp ja minna laevale. Sind ümbritsevad korrakaitsjad ja vangivalvurid. Kõik see toimub ilma ajakirjanduse pilkudeta, sest võimud on hoidnud operatsiooni saladuses. Ainult üksik fotograaf sai sellest üleviimisest teada.
Alcatrazi kael kõnnid sina ja mees, kelle külge oled aheldatud valvurite ridade vahel. Kahekaupa marsitakse teid väravast hoovi ja sealt edasi kambrimajja. Sind läbi otsitakse ja sulle antakse number, pärast mida määratakse sulle kong. Nüüd eemaldatakse sinu käerauad ja oled teisest mehest vaba. Aga enne kui saad oma kongi minna, viiakse sind pesumajja ja kästakse riidest lahti võtta. Sind uuritakse iga keha nurga ja sopi pealt ning siis öeldakse, et võid end pesta. Seejärel viiakse sind kongi ja uks lukustatakse. Väljaspool on silt, kus on sinu nimi ja number. Võimud ütlevad hiljem, et kogu operatsioon läks ideaalselt. Okei, aga milline su kong välja näeb? Sind paigutatakse B-blokki, võid hiljem kolida C-blokki ja nagu sa hiljem teada saad, ei kasutata A-blokki meeste vangistamiseks peaaegu üldse. D-blokk on üksik vangistus, eralduskeskus, kus vangi võib hoida luku taga 24 tundi ööpäevas. Neid kongi nimetatakse mõnikord ka kinnipidamiskambriteks. Kui sa saad valvuritega hästi läbi, võid kord nädalas tunniks ajaks hoovi pääseda, aga muidu ootab sind seal täielik isolatsioon. Sinu kong B-blokis on 5 jalga lai ja 9 jalga pikk. Kujundlikult öeldes, seal poleks peaaegu üldse ruumi liigutadagi. Selles kongis on raudvoodi, millel saad magada. See voodi käib seina vastu kokku, kui seda ei kasutata, sest selles kongis pole eriti ruumi. Seal on terasest iste ja terasest riiul, kuhu asju panna. Samuti on seal kraanikauss ja tualett. Kõik, mis sul selle kongi esmakordsel sisenemisel on hambahari, natuke hambapulbrit, 2 rätikut ja tass. Lugemiseks antakse sulle raamatuid, nii et saad selle riiuli mingil hetkel täis panna. Kui oled korralik, saad külastusi, kuid ainult kord kuus ja need on mittekontaktsed. Kui jääd haigeks, on vanglas haigla. Järgneva aasta jooksul saabub vanglasse mitmeid tuntud nimesid, sealhulgas mees nimega George Machine Gun Kelly. Teised, kes saabuvad, on süüdi mõistetud kuritegudes, mida ajakirjandus nimetab kõige jõhkramaiks. Alcatrazi nimetatakse lõppjaamaks, viimaseks võimaluseks. See hoiab endas hirmuäratavaid röövleid ja halastamatuid mõrvareid ning eriti neid, kes on üritanud põgeneda mõnest teisest vanglast või vange, kes on vigastanud või tapnud vangivalvuri vanglas, kus nad viibisid. Võib-olla kõige kuulsam kurjategija, kes kaljul viibis, on maffiaboss Al Capone. Tegelikult saabus ta sinna vahetult pärast sind. Nii et seal sa oled, istud oma kongis. Sa saad brošüüri nimega Alcatrazi Ühendriikide vangla reeglid kinnipeetavatele. See ütleb sulle, et see, mis sul praegu ongi kõik, millele sul on õigus. Riided sinu seljas, katus pea kohal ja mõned hügieenitarbed. Kõik muu, mida sa võiksid saada, on privileeg. Ja kui tahad rohkem asju, pead näitama head käitumist ja head töödistsipliini. Võid isegi saada oma karistusajast mõnda aega maha arvestatud, aga kui käitud halvasti, võib juhtuda vastupidine. Võid kaotada privileegid, saada karistusajale juurde või sind võidakse saata isolatsioonikambrisse. See pole midagi, mida sa varem lugenud poleks. Brošüüris on rasvaselt kirjas, et keelatud on igasugune vahetamine, hasartmängud, müümine, andmine või laenamine. Ja nad mõtlevad seda tõsiselt. Sa töötad 5 päeva nädalas, 8 tundi päevas. Ülejäänud aeg on vaba aeg ja kambriaeg. Filmi saad vaadata 2 korda kuus ja kui käitud hästi, saad minna õue ja mängida käsipalli. Samuti öeldakse sulle, et see ei juhtu veel nii pea, sest esimesed 30 päeva veedad oma kambris. Seda nimetatakse karantiiniperioodiks. See ei kõla väga halvasti, ainult et arvad, et valvurid on rangemad. See on täiesti tõsi. Sa ärkad kell 7 hommikul ja sind loetakse üle. Sellel ajal pead olema täiesti vait, vastasel juhul saad karistada. See vaikuse reegel hakkab sulle kõige rohkem mõjuma ja valvurid võtavad seda väga tõsiselt. Sul võib olla omaette kong, aga vaikus tapab sind. Sa võid proovida rääkida läbi tualetipoti, aga see toob sulle tõsiseid pahandusi. Sa võid rääkida siis, kui sööd koos teiste vangidega. Vähemalt toit ei ole väga halb. Tegelikult oled sa toiduga üsna rahul. Ühel hommikul saad hommikusöögiks kaerahelbeputru, piima, vorsti, praekartuleid, restsaia ja kohvi. Lõunasöögiks saad oasuppi, praetud veiseliha ja köögivilju. Õhtusöögiks saad sealiha ubadega, salatit, veel kohvi ja leiba. Teisel päeval on hommikusöök sarnane, aga lõunasöögiks saad paneeritud turska, kartulisuppi, kapsast, leiba ja teed. Ühel õhtul saad õhtusöögiks köögiviljasuppi, spagette lihapallidega, puuviljapudingut ja leiba. Isegi vürtsitatud õunu antakse juurde. Mis toimub? Sa sööd paremini kui vabaduses olles ja palju paremini kui paljud ameeriklased, kes elavad täielikus vaesuses. Tulevatel aastatel saab Alcatrazi maitsvast toidust legend, mis paneb iga tänapäeva vangi igatsema, et ta viidaks ajas tagasi, kui ta närib oma ühteainust hallitanud leivaviilu ja kahtlast löga, mis on täis tundmatut liha ja kõõluseid. Alcatrazis usuvad ülemad, et tervislik ja maitsev toit viib hea käitumiseni ja vähendab vägivalda. 3 head toidukorda päevas peaksid hoidma vangid heas füüsilises ja vaimses tervises. Sa oled see, mida sööd ja sinu ülem usub, et löga ei soodusta head käitumist. Alcatraz on selles osas üsna edumeelne. Olgu, sul on oma klopitud veisesteikastme ja kartulipudruga ning selle üle sa küll ei kurda. Vaikus hakkab sulle küll mõjuma, aga kui sa kõiki reegleid järgida, saad vähemalt aega õues ja raamatuid lugeda.
kongis on küll veidi kitsas, aga vähemalt ei pea sa tuba jagama mehega, kellel on vägivaldne minevik. Mis saaks valesti minna? Noh, see rutiin on nii range, et võib tunduda rõhuv. Lõplik kongidesse sulgemine on kell 4:50 pärastlõunal ja tuled kustutatakse kell 9:30 õhtul. Ja kuni järgmise päevani ei tohi sa häält teha. Mees nimega Edward Whiskey ei harju Alcatraziga kuigi hästi. Ta on vang number 47 ja esimene mees, kes seal endalt elu võtab. Veelgi rohkem järgneb tema eeskuju. Muidugi toimub ka kiusamine ja see viib ühe mehe endale tõsist kahju tekitamiseni. Ta tahab üle viidud saada, sest peab iga päev kiusamist taluma. Nii et sinu jaoks võib elu olla talutav, kui sind ei kiusata. Sa pead lihtsalt järgima rangeid päevakavasid. Sa saad isegi raamatukogus käia ja kuna sa sööd korralikult ning teed trenni, võid sa tõesti rehabiliteeruda. Tegelikult jõuab tavaline vang lugeda peaaegu 100 raamatut aastas. Aastate möödudes saad võimaluse kasutada muusikainstrumenti ja kuulata raadiot, aga probleem on selles, mis saab siis, kui sa reeglitest kinni ei pea. Siis muutub Alcatraz põrguks, Helcatraziks. Lisame siia, et reeglite rikkumine on väga lihtne. See vaikuse kood jõustatakse innukalt ja sa pead alati korralik välja nägema. Sinu kong peab olema laitmatult puhas ja ükskõik kas sajab vihma või paistab päike, sa pead väga kõvasti tööd tegema. Alcatrazis ei saa laisk olla ja võib öelda, et seda juhitakse nulltolerantsi põhimõttel. Seda silmas pidades on see koht täis kurikuulsaid kurjategijaid, kellel on enesekontrolliga probleeme. Asjad võivad viltu minna. Oletame, et ühel päeval sa enam ei suuda taluda neid rõhuvaid reegleid ja hakkad öösel rääkima ning ei korista oma kongi. Sind saadetakse isolatsiooni ja siis teed sa sama uuesti. Sa ründad teisi ja vaidled valvuritega vastu. Siis viiakse sind D-blokki ja pannakse ühte kongidest 9–14. Seda tuntakse nime all auk. Ja enne kui sind sinna visatakse, võetakse sul riided seljast ja pekstakse läbi. Valvurid tulevad aeg-ajalt tagasi ja piinavad sind. Sa lamad külmal betoonpõrandal ja kongi ei pääse mingit valgust. Sa saad kord nädalas duši all käia ja võib-olla lubatakse sind kord nädalas tunniks õue. Ülejäänud aja veedad selles külmas, pimedas kongis, kus sind koheldakse halvemini kui looma. Sul ei ole hambaharja ega seepi, millega end pesta. Ühel hetkel viskab valvur sulle külma vett peale. Kong haiseb nagu kanalisatsioon ja maitsvast toidust võid ka unistada. Sa saad 4 viilu leiba päevas ja kord nädalas antakse sulle korralik eine. Kokkuvõtteks võib öelda, et Alcatraz on juba väljanägemiselt hirmuäratav koht ning seal on halastamatud mehed, kes võivad sind kiusata või isegi tappa. Toit on hea, kuid mõned mehed lihtsalt ei suuda reeglitega leppida. Üks sinu kaasvangidest ütleb selle kohta järgmist. Mehed lähevad aeglaselt hulluks piiratud ja muutumatu rutiini piina käes. Mehed murduvad ja siis neid karistatakse. Mõnikord karmilt ning seda juhtub sageli. Küsimus on, kas sina murdud või tuled sellest läbi? 20-aastane mees, kes usub, et temast on saanud USA õigussüsteemi ohver, tahab välja pääseda. Psühhiaatri osakonnas, kuhu ta on paigutatud, ootab ta, kuni avaneb võimalus ravimikappi pääseda. Mehel pole lukkude lahti muukimisega mingit probleemi, ta muukib lukke veel palju aastaid. Selles kaapis on pudel äärmiselt tugevat psühhotroopset ainet nimega LSD. Ta võtab selle pudeli ja kui aeg on õige, hiilib ta taas personaliruumi ning valab kogu pudeli keevasse kohvipotti. Nii saabuv kui ka lahkuv personal saavad sellest laksu. Laksu, mida võiks nimetada kangelaslikuks. Oma sõnade järgi ütles mees hiljem, et plaan oli selline. Kui kõik inimesed on piisavalt paanikas, kavatsesin ma lukud lahti muukida ja minema minna. Mõned abilised ja töötajad osakonnas võtsid kogemata kokku umbes 100 LSD tabletti. Võib-olla sa ei ole selline inimene, kes teab palju LSD sarnastest asjadest, aga lubage öelda, et 100 tabletti mõne inimese peale oleks pannud nad metsikult hallutsineerima. See plaan ei läinud päris nii, nagu see mees soovis. Kaugel sellest. Mitte kaua pärast nende kohvide joomist oli üks abiline keldris ja vaatas, kuidas pesukuivati keerleb rindi ja ringi. Tema pupillid olid nüüd suured, mustad, läikivad kettad ja ta jellitas seda pöörlevat trumlit, kaotades täielikult mõistuse. Masinast sai tema surmavaenlane. Abilin karjus kuivati peale, lõi seda rusikatega, lõi jalaga. Samal ajal üleval osakonnas olid inimesed täiesti endast väljas ja hallutsineerimas. Üks naissoost psühhiaater ei paistnud teadvat, kus ta on või kes ta on. Teda nähti hullumeelset mööda osakonda üles-alla tantsimas ja seksuaalselt vihjaval moel šokeeritud kinnipeetavatele teatamas, kui pööraselt kuum tal on. See stseen oli õuduse ja koomika fantasmagooria, kuid kogu selle täieliku hullumeelsuse ajal ei suutnud selle ühise uimastitripi kavandaja ja elluviija põgeneda. Turvateenistus kutsuti peagi kohale ja personal viidi kuhugi, et oma megatripist rahuneda. Üks riiete kuivati oli tükkideks kistud ja ühe mehe silmis alistatud. Tere tulemast Mark de Fristiello, Florida Houdini, osav põgenemiskunstnik, tõeline geenius, kes lihtsalt ei suutnud elus oma teed leida. Elu, mis võib väljaspoolt tunduda osaliselt komöödiana, kuid tegelikkuses on tema eluaegne karistus siin maa peal olnud peamiselt laastav tragöödia.
Mark sündis 1960 aastal ja kasvas üles koos oma isa ja kasuemaga. Tema isa teenis Teise maailmasõja ajal OSS-is, organisatsioonis, millest hiljem sai CIA. Isa ja poeg olid lähedased ning isa andis oma ulatuslikud teadmised pojale edasi. See tuli Markile kasuks tema arvukates vanglast põgenemistes, kuid laps oli teistsugune. Mõned ütlevad, et ta oli savant. Enamik teisi ütleb nüüd, et ta oli kõrge funktsioneerimisega autist ja on seda siiani. Mark ei saanud maailmast eriti aru ega suhelnud palju teiste lastega. Ta veetis enamiku ajast üksi ja põlgas kooli. Nad viisid ta distsiplinaarkooli poistele, et ohjeldada lapse isepäisust, kuid ta põgenes sealt ära. Midagi, mida ta tegi kogu oma elu. Kõik, mida ta tegelikult tahtis teha, oli asju lahti võtta ja uuesti kokku panna. Maja taga oli töökoda, mida Mark hiljem nimetas oma Frankensteini laboriks. Seal mängis ta kemikaalidega, lastes end 2 korral õhku ning ühendas ümber kodumasinaid, võttis kellasid lahti, kõike seda oskuslikult ja vilunult, nagu tõeline ekspert. Tema elu lagunes koost, kui ta oli 19. Tema isa suri ja teades, mis Markile kõige rohkem meeldis, pärandas ta talle kõik oma tööriistad. See oli tragöödia algus, sest Mark, teadmata päris täpselt, kuidas testamendid toimivad, võttis tööriistad enne, kui testament oli ametlikult kinnitatud. See tähendab lihtsalt, et see polnud veel kehtivaks tunnistatud. Tema külm ja kalk võõrasema, naine, kes polnud kunagi Markist hoolinud, kutsus politsei. Mehed politseinikud ajasid Marki ühel ööl taga ja nähes vilkuvaid tulesid, põgenes see noormees, kes ei saanud päris täpselt aru, kuidas ühiskonnas asjad käivad, jalgsi. Ta ei teadnud üldse, miks politsei teda taga ajas. Tal polnud aimugi, kuidas testamentidega ümber käia. Ta arreteeriti ja talle esitati süüdistus varguses ning ka relva omamises. Järgnes vangla. See ei tundunud noormehele õiglane, poisile, kes arvas, et ta võttis selle, mis õigusega talle kuulus. Ühel päeval pärast piibliõppetundi viidi teda ja teisi vange tagasi kongidesse, kui mõned mehed lihtsalt hakkasid jooksma, suundudes žilettraataja poole. Ükski neist ei pääsenud üle, kuid Mark teadis täpselt, kuidas sellisest aiast üle ronida, sest tema isa oli talle kunagi õpetanud, kuidas seda teha. Mark ühendas siis autojuhtmed otse, sõitis minema ja peatus ööseks motellis. See oli tema probleem. Ta mõistis põgenemise tehnilisi aspekte, kuid tal puudus taip, elukogemus ja sotsiaalne intelligentsus, et võimude eest pikalt varjata. Pärast seda sai ta veel 6 süüdistust. Ta läks tagasi vanglasse, kus 14 kaasvangi talle kallale tungisid, sest nad ei mõistnud seda veidrat poissi, kes ei sobitunud teistega, kuid ei kartnud neile vastu rääkida. Need 14 niinimetatud kõva meest peksid teda rängalt ja kuritarvitasid teda seksuaalselt. Pärast seda lõikas Mark oma randmed läbi. Ta lõi pead vastu kongi ust. Ta karjus ja röökis terve päeva ning varsti viidi ta psühhiaatri osakonda, kus ta pani terve pudeli LSD-d kohvikannu sisse. Vanglasüsteem ja õigussüsteem arvasid, et neil on tegemist sõnakuulmatu poisiga, kellel lihtsalt vedas, et ta sai üle žilettraataia. Neile ei meeldinud see kinnipeetav eriti, ta oli tülikas. Ta kasutas roppu keelt ja tihti ei teinud nagu kästi. Selle eest peksid valvurid Marki aastate jooksul korduvalt. Ta pidi põgenema. See oli ainus, millele ta mõtles. Peab mõistma, et tema mõistus töötas teistmoodi kui enamikul inimestel. Ta oli ainult võtnud oma isa tööriistad ja need tööriistad olid talle antud. Marki jaoks ei olnud põgenemised kuriteod, vaid õige tegu. Tegelikult oli ta lihtsalt väga ratsionaalne. Tööriistad tähendavad mõistust. Vangistus on vale, põgenemine on õige. Ühel päeval küsiti temalt, kas ta tahaks liituda uue puutöö ja käsitöö tegevusega. Loomulikult tahtis ta. See oli mees, kes oli meister asjade valmistamises, aga kui Mark nägi rullis vasklehti, oli tema esimene mõte, nad tõesti ei taha, et ma siia jääksin. See oli sellepärast, et töökojas nägi ta kõiki vajalikke juppe ja vidinaid, millest saaks teha oma tehtud relva ehk niinimetatud zip-gunni. Vasest tegi ta relvatoru ja kinnitas selle oma tehtud püstoli käepideme külge. Kui relv oli valmis, varastas ta jäänaaskli ja viis selle oma kongi tagasi. Ta võttis selle teraviku ja tõmbas endal ühe tagumise hamba välja. Veri voolas suust. Ta kutsus meditsiiniõe ja viidi kiiresti psühhiaatri osakonna vangla hospitali, kuigi käeraudades ja jalaraudades. Hambaarst sai kohe aru, et see oli enesevigastamine ja lisas selle oma raportisse. Pärast hambaarsti juures käimist küsis Mark, kas ta võib tualetti minna. Tualetis avasta taas oma luku ja võttis välja enda tehtud relva. Suunates oma ise tehtud relva valvurite poole hüüdista. Kui keegi liigub, lasen su aju laiali. Mõned selle osakonna kinnipeetavad, kes polnud võib-olla heas vaimses seisundis, hakkasid ringi hüppama ja karjuma. Mark tulistas lauda, et tõestada neile, et tema relv tõesti töötab. Pärast seda oli ta jälle läinud uksest välja ja jooksis läbi lähedal asuva metsa. Kuid taas ei osanud ta lihtsalt vabaduses püsida. Ta varastas veel ühe auto, kuid tabati peagi.
nüüd jõudis ta kohalike uudiste pealkirjadesse, kuid vanglasüsteem hakkas selle poisi peale päris vihaseks saama. Ta oli oma võimalused saanud, nüüd taheti, et ta kannataks. Ja kannatama ta ka pidi, vanglas. Kui võimud püüdsid välja selgitada, kas see poiss on vaimselt võimeline kohtu ette astuma, hoiti teda 24 tundi ööpäevas luku taga. Kas ta oli võimeline kohtu ette astuma? 4 psühhiaatrit ütlesid ei, mitte mingil juhul, ta on vaimselt haige. See mees ei tea, mis on õige või vale. Jah, ta mõistab kohtusüsteemi ja ta ei ole hullumeelne. Tegelikult on ta ilmselgelt väga andekas, kuid ikkagi ei saa ta aru, miks ta üldse siin on. Ta ei peaks kohtu ette astuma. Üks mees ütles, et see ei vasta tõele, nimetades Marki simulandiks ehk inimeseks, kes teeskleb vaimset haigust. See sama mees muutis aastakümneid hiljem oma meelt. See ei aidanud. 20-aastast Marki, kes saadeti tagasi vanglasse. Seal tegi ta veel ühe relva, täiustatud versiooni oma eelmisest ise tehtud tulirelvast, kuigi seekord pidi ta kasutama tühja hambapastatuubi. Ma olin oma relvameistri faasis. Ma suutsin relva teha ükskõik millest, meenutas Mark hiljem. Seekord ähvardas ta valvureid ja veendumaks, et relv töötab, tulistas ta sellega seina. See töötas täiesti korralikult ja paljud teised vangid nägid, et Mark ei olnud isegi valvurite lähedale tulistanud, kuid nüüd oli küllalt. Valvurid peksid Marki peaaegu surnuks ja sundisid ta täiesti pimedasse kongi, alasti, sinikates ja murtuna. Pärast 11 päeva sellistes tingimustes võttis ta vastu kokkuleppe, teadmata tegelikult, mis see üldse on. Seina pihta tulistamise eest mõisteti ta süüdi mõrvakatses. Hiljem saadeti ta Florida State Prisonisse, mida tol ajal peeti täiesti juhitamatuks vanglaks, kus vägivald ja mõrvad olid igapäevased. Ükski kinnipeetav Ameerika Ühendriikides ei tahtnud sinna sattuda. Seal hoiti niinimetatud kõige hullemaid, aga vanglana oli see ise kõige hullem. Mark oli endiselt aeg-ajalt sõnakuulmatu. Ta ei mõistnud endiselt päriselt vanglasüsteemi ega vanglakoodi ning teda peksti korduvalt nii valvurite kui ka kaasvangide poolt, mistõttu hakkas ta ise endale relvi valmistama. Kui need avastati, saadeti ta tagasi üksikvangistusse. Tema üksikvangistus oli sageli täielik isolatsioon. Vanglaametnike korraldus oli, et vangil ei tohi olla riideid, madratsid ega linu. Vestlemine kellegagi oli keelatud, sealhulgas usaldusvangidega. Talle ei antud hügieenitarbeid, salvrätikuid, hambapastat ega seepi. Mõnikord keerati tema kongis vesi kinni ja ta ei saanud isegi tualetti loputada. Ta pidi sööma kätega ja täielikus pimeduses. Piina ja alandust võrreldi hiljem sellega, mis toimus Guantanamo Bay's. Ta pidi elama vaikuses ja pimeduses, alasti nagu lõksu püütud loom. Ja kui see ei ole julm ja ebaharilik karistus, siis mis veel on? Tema karistus oli lausa keskaegne ja võib öelda, et see oli tänapäevane piinamise vorm. Vangla pani ta erijulgeoleku nimekirja, nii et kui ta polnud täielikus pimeduses, ei lubatud tal ikkagi oma kongist välja tulla. Tema enda sõnade järgi ütles ta, et võid olla 2, 3, 4, 5, 6, 7 aastat ilma, et sa kunagi õue näeksid. Kokku esitas ta 10 aastat järjest taotlusi päikese nägemiseks, kuid kõik need lükati tagasi. Kuid ta nägi siiski valvureid ja ta hakkas nende võtmeid uurima. Pärast nende uurimist jäi talle meelde võtmete lõiked ja ta tegi endale paberist võtmekomplekti. Ma tegin võtmed iga luku jaoks Ameerikas, ütles ta aastaid hiljem. Kas ta sai neid kunagi kasutada? Mark üritas kokku 13 korda põgeneda ja tal õnnestus see 7 korda. Ühel korral ronis ta üle aia ja murdis mõlemad jalalabad. Ta suutis kuidagi veoauto juhtmed ühendada, sõitis läbi politseitõkke ja pärast kõrge kiirusega jälitust sõitis veoautoga kellegi elutuppa. Nad olid tõesti väga ärritunud, ütles ta hiljem, nende inimeste pärast, kelle majja ta oli sisse sõitnud. Tal oli sadu distsiplinaarraporteid, kuid ta pole kunagi kellelegi teisele viga teinud. Need olid tavaliselt väiksemate rikkumiste eest või selle eest, et tal leiti relvi, mida ta hoidis enda kaitsmiseks nende ülivägivaldsete kohtade eest, kus ta elas. Tema lugu sai avalikuks ja enamik inimesi ütleb nüüd, et see on mees, kellel on vaimseid probleeme ja keda vanglasüsteem on puruks närinud juba esimesest aastast alates, kui ta sai jõhkra peksmise ja seksuaalse väärkohtlemise osaliseks kaasvangide jõugu poolt. Ta vabastati tingimisi 5. veebruaril 2019 tingimusel, et ta veedab aasta vaimse tervise ja sõltuvusravikeskuses. Aastate jooksul kujunes tal välja sõltuvus paljudest ravimitest, mida ta vanglas sai. Juba mõne päeva pärast hakkasid tal ilmnema bipolaarse maania tunnused ja tema neerud hakkasid üles ütlema. Samuti andis ta positiivse proovi metamfetamiini suhtes. Mark saadeti seejärel tagasi vanglasse ja praegu ootab ta, millisesse vanglasse ta saadetakse. Nüüdseks on möödunud 40 aastat sellest, kui ta sõitis minema oma surnud isa tööriistadega. 27 neist aastatest veetis ta üksikvangistuses, kas ilma päikesevalguseta või täielikus pimeduses. Alcatrazi saar, kus asus kurikuulus vangla, asub umbes 1,5 miili kaugusel San Francisco lahelt.
see oli alguses tuletorni asupaik, muutus seejärel sõjaväebaasiks ja siis 19. sajandil sõjavanglaks, enne kui 1934 aastal sai sellest ühe Ameerika kõige enam räägitud vangla asukoht, mis kestis kuni 1963 aastani. See väike saar, mille mõõtmetega vaid 1675 korda 590 jalga, on tänapäevalgi vangla koduks, kuid ainult omamoodi sünge muuseumina. Tuntud kui Kalju, oli see koduks mõnedele USA kõige ohtlikumatele kurjategijatele. Öeldi, et keegi ei suuda kunagi sellelt saarelt põgeneda, kuid ajalugu räägib, et 2 meest võisid seda teha või võisid nad vees hukkuda. Paljud teised on proovinud ja läbi kukkunud. Al Capone. Kui rääkida nimedest, mis on seotud Itaalia maffiaga, siis võib-olla on Al Capone see nimi, mida enamik inimesi mäletab. Võib-olla oled teda näinud kujutatuna arvukates filmides ja telesaadetes ning kui oled, siis tead, et tal näis olevat nii väga helge kui ka väga tume pool. Ta röövis rikastelt ja andis mõnikord vaestele. Ta tappis ja andis käsu tappa palju inimesi. Tundub, et tal oli aeg-ajalt väga äkiline iseloom. Ta oli ka Püha Valentinipäeva veresauna taga ja pärast seda sai temast rohkem põlatud tegelane. Ta vangistati esimest korda 1929 aastal surmavate relvade kandmise eest, kuid karistus oli lühike. Kuid 1931 aastal esitati talle süüdistus maksudest kõrvalehoidmises ja keeluaja seaduste rikkumises. Ja pärast vanglas viibimist sattus ta Alcatrazi. Ta vabastati 1939. Loikakt aastal, kuid järgnenud aastatel kannatas ta paljude terviseprobleemide all süüfilise tüsistuste tõttu. Ta kaotas mõistuse ja suri 1947 aastal. James Whitey Bulger. Itaalia Ameerika gängsteri juurest ühe Iiri Ameerika gängsteri juurde ning keegi, keda on taas kujutatud filmides ja telesaadetes. Pole üllatav, et ka temal öeldi olevat väga äkilise loomuga ja mõnikord verejanu. Ta valitses raudse käega, kuid oli samas ka FBI informaator. Selle eest, tõenäoliselt selle eest, peksti ta. 2018. aastal vanglas vanamehena surnuks. Kas ta oli ohtlik? Väga. Ja kuigi talle esitati süüdistus vaid 11 mõrvas, on neid, kes ütlevad, et ta tappis ja andis käsu tappa 10 inimesi. Ta oli vangistatud Alcatrazis palju aastaid enne oma langust, 1959 aastal. Enne seda oli ta kandnud karistust Atlanta vanglas. See oli vanakooli tüüpi pangaröövide eest ja ta sai 20 aastat. See karistus vähendati, kui avastati, et ta oli osalenud mitte just eetilistes MK Ultra LSD katsetes. Seal öeldi, et ta luges klassikat ja hoidis enamasti madalat profiili, kuid põgenemismõtted ei olnud tal kunagi kaugel. Ta oli üks nende meeste sõpradest, kes võib-olla põgenesid ja ta uskus kogu elu, et nad pääsesid. Ta kirjutas kord, et põgenemise hommik oli üks mu elu õnnelikumaid hetki. Ma mäletan seda ikka veel, nagu see oleks olnud eile. 1 kuu pärast nende põgenemist lahkus ta saarelt, kandis veel 3 aastat karistust teises vanglas ja vabastati 1965 aastal. Temast sai hiljem palju aktiivsem ja jõhkram kurjategija. 90-ndatel korraldati tema tabamiseks üks suurimaid inimjahte üldse. Ta suutis arreteerimist vältida 16 aastat. Ja sa tead, mis temaga juhtus tema vanaduspõlves vanglas olles. Robert Stroud. Sa võid teda paremini tunda kui Alcatrazi linnumeest. Kuigi USA võimud nimetasid teda üheks kõige ohtlikumaks meheks Ameerika Ühendriikides, polnud ta sugugi nii verejanuline kui need 2 esimest meest, kellest rääkisime. Ta oli siiski elukutseline kurjategija ja tal diagnoositi psühhopaatia. Ta ründas vanglas olles ka teisi vange, vanglatöötajaid ning ühel korral pussitas ta oma tehtud terariistaga vangivalvurit otse südamesse. Valvur suri ja võimudel sai sellest vägivaldsest vangist küllalt. 1942 aastal viidi ta üle Alcatrazi ning ta veetis vähemalt 6 aastat oma ajast üksikvangistuses. Ta suri meditsiinikeskuses, olles endiselt vanglakaristust kandmas. Teda kutsuti linnumeheks, kuna ta hoolitses vanglas olles lindude eest ja kasvatas neid. Kas ta väärib kohta selles nimekirjas? Jah, loomulikult. Juba ainuüksi sellepärast, kui paljusid inimesi ta vanglas olles vigastas. Machine Pistol Kelly. Ei, see ei ole nimi, mille ta vanemad talle sündides andsid. See mees ristiti George Kellyks ja täiskasvanuna sai temast üks kõige kardetumaid mehi Ameerikas. Tema hüüdnime järgi võib arvata, et talle meeldis kasutada masiinpüstolit ning FBI nimetas teda kunagi osavaks masiinpüstoli laskuriks. Tema lemmikrelvaks oli Thompsoni automaat. Te kõik olete seda relva vanades gangsterifilmides näinud. See on see relv, millel on suur ümmargune salv. Alcatrazis peeti teda eeskujulikuks vangiks, hoolimata sellest, mida avalikkus temast arvas. Ta oli vang number 117 ja veetis Alcatrazil 17 aastat. Ta viidi Alcatrazist üle 1951 aastal, kuid suri südameinfarkti tagajärjel 1954 aastal olles endiselt vanglas. Ta pani oma karjääri jooksul toime palju röövimisi, samuti inimrööve ning tal oli palju vastasseise võimudega. Teda ei süüdistatud kunagi ametlikult mõrvas, kuigi arvatakse, et ta võis mõne toime panna. FBI paistis nii arvavat.
Morton Silver. see endine insener ei olnud sugugi külma südamega tapja, kuid FBI direktor J. Edgar Hoover süüdistas teda sajandi kuriteos. Mida ta tegi? Öeldi, et ta kuulus väikesesse gruppi, kes nuhkis USA järele ja andis Nõukogude Liidule teavet tuumatehnoloogia ja teiste USA sõjaliste edusammude kohta. Paljud väitsid, et ta oli süütu, kuid ta mõisteti siiski 1951 aastal spionaažis süüdistatuna 30 aastaks vangi. Ta kandis kokku peaaegu 18 aastat vangistust. Ta viibis Alcatrazis kuni selle sulgemiseni 1963 aastal ja teda peeti eeskujulikuks vangiks. Oma 1974 aasta raamatus On Doing Time kinnitas ta oma süütust, öeldes, et tema kuritegu oli poliitilistel eesmärkidel välja mõeldud. Alcatrazis sai ta isegi toa, kus tavanes vaade Golden Gate'i sillale ja veetis suurem osa ajast raamatuid lugedes. Mõned allikad väidavad, et ta sai teiste vangidega hästi läbi, olles leebe mees ja ka seetõttu, et teda peeti riigivaenlaseks. Kas ta tõesti andis Nõukogudele infot, mis oleks võinud olla USA jaoks äärmiselt ohtlik? Seda peate teie uurima. Alvin Creepy Karpis. See gangster Ameerika depressiooni ajal sai oma hüüdnime mitte selle tõttu, mida ta tegi, vaid sellepärast, et tema sõbrad ja tuttavad arvasid, et tal oli väga sünge naeratus. Ta pälvis tunnustuse kui 1/4 Ameerika avalikust vaenlasest, number 1 1930-ndatel, kui ta juhtis Parkeri Karpise jõuku. Huvitav fakt on see, et ta oli ainus niinimetatud avalikest vaenlastest number 1, kes ellu jäi, sest ülejäänud tapeti enne, kui nad vanglasse jõudsid. Kas oskad arvata, kes olid need teised 3? Need olid John Dillinger, Pretty Boy Floyd ja Babyface Nelson. Karpis hoidis ka esikohta inimese seas, kes veetis Alcatrazis kõige rohkem aega, olles seal kokku 26 aastat. Tema kuriteod olid arvukad ja hõlmasid röövimist, inimröövi, sissemurdmist ja mõrva. Samuti öeldakse, et oli erakordselt intelligentne. Ta aitas Charles Mansonil teises vanglas aega veetes kitarri õppida, kirjeldades Mansonit kunagi kui meest, kellel on meeldiv hääl ja meeldiv iseloom, kuigi ta on vangile ebatavaliselt leebe ja tagasihoidlik. Tal pole kunagi halba sõna öelda ja ta ei satu kunagi isegi vaidlustesse. Pärast vabastamist kirjutas ta raamatu ning räägitakse, et ta võis Hispaanias elades teist raamatut kirjutades enesetapu sooritada. Teised arvavad, et tõenäolisemalt suri ta kogemata üledoosi tõttu. Henry Young. See on veel üks juhtum mehest, kes oli ohtlik mitte ainult selle poolest, mida ta väljas tegi, vaid ka selle poolest, mida ta vangis olles korda saatis. Härra Young oli süüdimõistetud pangaröövel, kellest räägiti, et ta võttis pantvange ja ei olnud nendega alati eriti kena. Ta veetis aega erinevates vanglates, kuid sattus lõpuks 1930-ndatel Alcatrazi. 1939 aastal üritas tema koos 4 teisega põgeneda, mis lõppes sellega, et 2 meest andsid alla, 2 jooksid minema, 1 lasti maha ja Young andis samuti alla. Räägitakse, et Alcatrazis koheldi teda väga karmilt. Ta veetis palju aastaid üksi väikeses kongis. Pärast ühte aega üksikvangistuses tappis ta ühe mehe, kellega ta oli varem põgeneda üritanud. Tema kaitsjad väitsid, et mõrva eest oli osaliselt süüdi see, kui jõhkralt teda oli koheldud. Ta kirjeldas, milline oli üksikvangistus, öeldes, et sul pole kingi, voodit ega madratsit, ainult 4 niisket seina ja 2 tekki. Seinad on mustaks värvitud. Kord päevas sain 3 viilu leiba. Ei, see on viga. Mõnel päeval sain 4 viilu. Ta ütles ka, et pesemisvõimalust ei olnud. Ta vabastati lõpuks teisest vanglast 1972 aastal. Ta rikkus tingimisi vabastuse tingimusi ja teda ei nähtud enam kunagi. John J. Clarence Anglin. Olgu, need 2 ei pruukinud olla nii ohtlikud, aga me ei saa saadet lõpetada neist rääkimata. Miks nii? Sest just nemad on need, kes väidetavalt põgenesid Alcatrazi vanglast. Vennad tegid seda koos 3. mehe Frank Morrisega. See oli pikk ja hoolikas ettevalmistus põgenemiseks, kus mehed veetsid kuid tööriistu valmistades, mis aitaksid neil šahtide kaudu põgeneda ja vanglast välja pääseda. See nõudis palju pingutust. Mehed peitsid need tööriistad nutikalt ja teadsid, kuidas asju tehes müra varjata. Näed varastasid isegi juuksuritöökojast inimjuukseid, et voodisse jäetud mannekeenid näeksid päris välja. Peade jaoks kasutasid nad varastatud seepi, millest vormisid näo. Aga neil oli vaja vee peal üle saada ja selleks ehitasid nad täispuhutava parve, mis oli osaliselt tehtud varastatud vihmamantlitest. Kõik olid enne vangistust elukutselised kurjategijad, kusjuures Morrisse vangistamise põhjuseks oli palju erinevaid kuritegusid, peamiselt vargused. Samuti öeldakse, et tal oli vangide kohta väga kõrge IQ, 133. Vennad olid mõlemad pangaröövlid, kuid väidetavalt varastasid nad siis, kui inimesi polnud läheduses, sest nad ei tahtnud kunagi kellelegi haiget teha. Samuti öeldi, et kui inimesi oli läheduses, kasutasid nad ainult mängupistolit.
sellegipoolest olid nad edukad ja röövisid palju suuri panku. Kuna nad olid omamoodi toredad kurjategijad, on suur osa avalikkusest nende põgenemisest kuuldes rõõmsad, et nad pääsesid minema. Võimud tahaksid uskuda, et kõik mehed surid, kuid paljud inimesed arvavad, et nad suutsid süsteemi üle kavaldada ja leidsid oma vabaduse. Mida iganes sina arvad, nende lugu on ajalukku läinud. Nüüd mine vaata, miks kõik JFK-ga seotud inimesed äkitselt salapäraselt tapeti või vaata hoopis seda,